Tere ja tere tulemast tagasi Lääneranna lobalainesse, see on meie teine osa. Meil on nüüd uued, nad pole uued podcasti liikmed, aga liikmed, keda te pole varem näinud, et tutvustage ennast. Kes te olete? Tere, ma olen Lisel. Mida ma tutvustan? No eelmine osa me näiteks võtsime, et me rääkisime minutiga oma elulugu, et proovi võimalikult detailselt minutiga oma elulugu rääkida. No, elasin emaga alguses, siis ma läksin isaga elama, siis elasin seal mitu aastat, vahepeal vahetasin kooli, tulin tagasi, siis nüüd tulin ema juurde elama ja nüüd käingi siin Lihula koolis. Jah, kõik. Väga vinge, väga detailne. Aga kes sina oled? Mina olen Victoria. Ja milline on sinu elulugu? Kuidas sa siia jõudsid? No mina sündisin tegelikult Tallinnas. Seal ma elasin paar aastat, siis ma kolisin Pärnu, siis ma kolisin Lihulasse, siis ma kolisin emaga Kuressaarde, käisin Kuressaare Vanalinna koolis paar aastat. Enne seda ma olin Lihulas ka 1 aasta ikka. Ja siis ma tulin tagasi siia 6. klassis ja nüüd ma siin olen. Siin sa oled ja siia sa jääd, me ei lase sind kusagile. Aga selles osas me räägime huvidest. Et me oleme 3 tüdrukut, kellel on väga palju huvisi. Või mõõdukalt huvisi. Ütleks küll mõõdukalt. Mitte nii palju, aga mitte nii vähe ka. Teist ma küll ei tea, mul on väga palju huvisid. Ma teen iga päev midagi uut. Jaa, Vikil on iga päev midagi uut. Nagu reaalselt, kui ma helistan talle, siis ma küsin, mida ta teed. Et ma ei tea, et käin jooksmas järgmine päev. Ei, ma õpin. Hakkasin pilatesse tegema Jaa, ja see ongi, et ta huvidel rohkem on Vikil on õppimisega, et ta õpib igasugused asju, mitte isegi neid, mis koolis ei õpita. Jaa, ma ühel hetkel vist oli äkki soome keeletund või oli inglise keele, igatahes mingis keeletunnis, mitte et Viki õpiks seda, mida me tunnis teeme, ei, Viki lihtsalt grindib korea keelt. Jaa, tal on alati, ma mäletan, et me läksime talle ja tal on laud täis, tal on need sticky note'id, tal on seal laua peal ja need on kõik seda täis tal. Ja mul oli vahepeal niimoodi, terve kapp oli neid täis. Ossa Jeesus. Mina olen ka päris ikka hunnikute huvidega. Mul on nädalad ikka päris täis pakitud. Mida sa teed? Mida sa teed? Räägi palun. No, esmaspäeval mul on bänd. Et see on minu muusikaline pool. Mul on ka reedel laulmine. Siis ma teisipäeval käin jooksutrennis ja teen podcasti. Kolmapäeval on mul tegelikult ainus vaba päev. Ja siis ma veedan selle õhtu lihtsalt õppides, sest ma esmaspäeval ja teisipäeval natukene hülgan oma õppimisi. Riil. Reaalselt. Ja siis ongi, et esmaspäev ja teisipäev on üldse suhteliselt nädala algused, vaata. Jaa, miks te ärge pange mulle mingeid töid esmaspäeval või teisipäeval, te teate, ma ei ole õppinud nendeks Ja see ongi, et suhteliselt nad panevadki mingi näiteks tööd esmaspäeval. See rikub minu pühapäeva vaibi täiesti ära, sest ma tahan pühapäeval lihtsalt olla ja võib-olla rahulikult õppida midagi mingi, ma ei tea, füüsika ei ole rahulik asi, mida ma õppida, ma crash outin seal kogu aeg. Füüsika on õudne, ma ühe korra üritasin füüsikas täiesti lokkinnida. Ma ei suutnud. Ma pean tegema auhinnasüsteemi endale, kui ma füüsikat õpin. Ma reaalselt panen, et okei, ma nüüd loen selle lõigu läbi ja siis ma saan kommi. Sest muidu ma pole nõus. Ei, aga see on tädi soo riil. Füüsikatunnid on üldse siuksed, et... Need on igavad tunnid . Sa mõtled, et sa teed midagi, aga sa oled järsku üldse teises teemas. Ja teema hüppamine on seal täiesti haige. Lihtsalt ühest teemast teisse sa ei saa aru, mis on nende ühendus, mis kumbki teema üldse on. Ühe korra ma sain päriselt füüsikast aru ja siis ma olin nii õnnelik, aga siis me läksime edasi. Ma ei tea, ma proovisin mingi aeg füüsikat ise õppida lihtsalt, aga ma andsin lihtsalt täiesti alla sellega. Mul oli ka 1 aasta nii, ma mõtlesin, et ma tunnis lihtsalt olen ja siis kodus õpin kõik ise ära, siis nii ma pidin
kontrolltöödeks ise õppima. See ei tulnud mul välja. Ma ei saanud ikka mitte midagi aru. See on täiesti haige. Ma arvan, et ma lihtsalt nagu ei mõika füüsikat. See on nagu päris haige. Aga millal te tegite midagi enda mugavustsoonist väljas? Ma arvan, et siis, kui ma mingis Pärnus käisin, ma olen küll siukse hästi nagu sotsiaalne inimene, vaata, et nagu jah, ma julgen teha, aga siis oligi see ühe korra, kui ma Pärnus olin ja siis mingi inimene kukkus mingi, ma ei tea, mis asi tal kukkus ja siis ma olin nagu, et kas ma annan talle või ei anna talle ja siis ma võtsin selle kätte ja siis ma läksin ta juurde, andsin talle ära, ta kutsus mind istuma, ta hakkas enda telefonist rääkima, mis maksis 1 euro. Aga see oli päris äge telefon. Selle kaamera oli nagu siukene. See on nagu mingi need demo, need iPhone'id, need minid. Jaa, aga ta sai selle Teliast 1 euro eest. See on nagu see Poco telefon või ma ei tea, mis asi see on. Poco. Kusjuures ma tean ühel inimesel, kes see on. Aga see on ilge X telefon. Minu arust on nii haige, kui keegi suvakas hakkab sulle näitama lihtsalt midagi nagu. Ja tal oli kass ka kaasas ja ta läks bussi peale. Ta tuli mingi teiselt poolt Eestit. Ma ei tea, kas ta tuli lihtsalt telefoni ostma või ma ei tea, mida. See oli kriisi, ma ei julgenud. See ongi, et nagu ma olen hästi ekstrovertne inimene, aga see ongi see, vaata, nagu kriisihetk, vaata, kus ma ei julge mitte midagi teha, vaata. Ma olen siukene nagu, mulle öeldakse, ma olen väga ekstrovertne. Sa oled? Sest mina ei tunne sellist asja nagu cringe'i. Mina võin kõike elus teha nagu, see on päris haige. Cringe'iga mul tuleb ette, et jah, mulle tõesti on täiesti cringe'id, aga mul ongi see, et minu need keha liigub enne, kui ma mõtlen. See on nii aus, mul ka. Nagu ma teen ühe liigutuse ära, ma olen nagu, miks ma seda tegin? Ja see ongi, et nagu vahest ma teen mingit cringe asja ja siis ma mõtlen tagasi, et ma pärast cringe'in ja siis ma olen nagu, aga noh, mida nüüd teha? Jaa. Ma olen just selline väga introvertsem inimene, vähemalt teiega võrreldes. Ma nagu isegi huvidega, ma valin kõik huvid, mis ei ole seotud inimestega. Ja ma olen nii tasa, kui olla saab. Ma ei nagu harva üldse osalen mingites conversationites. Ja see Vikiga on küll nii, Viki lihtsalt nagu, ta on see, kes on alati nagu kusagil seal kõrval, aga ta teab kõike, sest ta kuulab lihtsalt. Ja ta ei ütle mitte midagi, mis tähendab, et mitte ühegi draamaga pole kunagi ühendatud, aga nagu ta teab sellest draamast kõike. Ja see ongi ta lihtsalt nagu, sa kuskilt taga, ta kuulab. See on ka huvi sul või? Inimeste kuulamine lihtsalt. Kas sul huvi on inimeste... Ei no, selles mõttes minu jaoks on küll põnev inimesi kuulata ja see tegelikult on. Kui sa nagu lihtsalt teed enda asju näiteks koolis ja sa lihtsalt kuuled, kuidas sul mingi selja tagant räägivad ilgelt midagi. Ja see on nagu, oota, ma lõpetan, ma kuulan nüüd. Bussis ühe korra oli ka, kui ma sain teada, et ma ei tea, kes oli kedagi peksnud või ma ei tea. Ja need asjad, mida sa kuuled bussis, mida mingid vanad mammid valjuhääldi peal räägivad oma telefoniga, need on kõige haigemad asjad eales lihtsalt. Mu vanaema on siukene. Ta on nagu, tal on vaata korter, ma kõnnin sealt mööda ja ma kuulen kõike, mida ta räägib. Nagu uks ei peata teda. See oli 2 ust vahepeal ees ja see ei peata teda. Seinad, kivisein ei peata teda. Aga Viki, millal sina tegid viimati midagi oma mugavustsoonist väljas? Esimene asi, mida mina mäletan, mis mul praegult meelde tuleb, oli suvi, siis kui ma käisin võitluskunstilaagris. See oli nagu midagi väga teissugust mulle, kuna me tegime, esimene asi, mida me tegime, oli NATO test ja me tegime nagu, ma täpselt ei tea, eks ju, aga ma julgen väita, et ma vähemalt tegi 50-70 kätekõverdus seal ära ja me olime nagu niimoodi nädal aega, tegime väga palju trenni seal ja niimoodi nagu hästi lõbus oli, aga see oli nagu mugavustsoonist niimoodi väljas. Kui sa räägid
kui sa räägid laagritest, siis mul tuli ka meelde, et sellel samal ajal, kui Viki käis laagris, mina käisin nädal aega hiljem laagris ja siis oli tantsulaager ja siis seal oli duotants, aga mul vaata läksin nagu sinna esimest korda, ma ei teadnud, vaata, ma teadsin ikka inimesi, aga neil oli paljust olemas. Ja siis mingi poiss, ma ei tea, kas ta on vanem minust, kõnnib lihtsalt minu juurde. Tal olid inimene, mingi teine tüdruk ees, ta kõnnib mööda, tuleb minu juurde ja ma pidin terve selle duotantsu temaga tantsima ja ma tundsin ennast nii ebamugavalt ja ma tundsin, et ma tahan sealt ära minna, sest nagu jah, ma ei karda tantsida, aga see oli lihtsalt imelik nagu võõra ja veel teist sooga inimesega tantsida. Kas ta oli nunnu vähemalt või? Ta oli must lühem. I mean, see annab sulle kõike, ta oli must lühem. Vahest pikkus pole vahest kogu aeg tähtis, ütlen mina. No jaa, aga ta ei olnud nunnu. No siis pole midagi enam teha. Ta oli lihtsalt inimene, aga kusjuures ta tantsib hästi. See on hea. See on alati boonus. Jaa, see on nagu tantsimisega ongi hea, aga ma tundsin lihtsalt nii ebamugavalt. minu jaoks on see, ma tegelikult käisin kunagi korvpallitrennis, kui ma Saaremaal elasin. Ja seal oli nagu hästi lühike tüdruk. Tavaliselt, kui nagu inimesed korvpalli mängivad, eks ju, on just nagu väga pikad, eks ju. Aga ta oli nagu mulle, vähemalt nii nagu mina teda mäletan, kuna ta oli tõesti nagu enam-vähem lühike, eks ta oli kuskil siiamaani mulle äkki sellel ajal. Aga ta oli nagu korvpallis kõige parem. See on nii huvitav, sest vahest sa vaatan nagu, kuidas sa käid seal trennis, nagu ma ei usu, et sa suudad midagi teha, ja nad on reaalselt trenni kõige parem, nagu mida pekki. See on nagu haige, sest sealt tulevad nagu stereotüübid. Nagu stereotüüp on, et kossus käivad need, kes on pikad, sest neil nagu vaevu on midagi, et sinna korvi saada see pall. Aga nagu alati ei pea olema pikk, et õppida nagu mängida korvpalli. Kunagi käisin jalgpalli, siis oli ka üks, ma ei mäleta, ma tean, et seal oli, aga seal oli hästi nagu lühike poiss ja ta oli ka üks parimatest. See ongi, et lühike on lühike, aga nad on tegelikult nagu pikkus alati ei loe. Alati see ei loe. No vahest on see, et sa ei saa minna Ameerika mäele, sest sa oled liiga lühike. Aga nagu what you gonna do? Mida sa teed nagu? Ja see ongi, et nagu minu arust, jah, lühikesed, aga suhteliselt, mis mina tean, lühikesed, kui neil on mingi hobi või nagu mingi huvi, siis nad teevad seda hästi. Ja nad on nii head selles. Ja kuulajatele, me kõik oleme keskmisest pikemad naised. Või no neiud. Viki on meist kõige pikem. Viki on väga pikk. Pikk sa oled, Viki? Viimati olin ma äkki 1,74,5. Pikk sa oled? Ma olen 1,70 m. Mul on ka. Jah, sest me oleme küll ja enam-vähem sama pikad. Et see annab teile kontekstiseks. Me pole ise lühikesed, kes üritavad ergutada seda. Me oleme pikemad ja see, miks me saame rääkida sellest. Jaa. Aga minu jaoks on huvitav see, ma ei ole filmiinimene. Ma olen proovinud, mulle eriti filmid ei meeldi, aga mul on üks film, mida ma saan kogu aeg vaadata ja see on Me Before You. See film, kui ma ei tea, mida muud vaadata, ma panen selle käima ja ma iga kord hakkan nutma, kui te ei ole seda vaadanud. See on nagu, põhimõtteliselt see räägib naisest ja mehest, on ju. Ja see mees on jäänud invaliidiks niimoodi, et ta saab ainult nagu sõrmi liigutada ja siis nagu mõte ikka toimib. Ja siis naine tuleb talle hooldajaks ja see naine on niisugune hästi erk ja hästi ekstravertne, on ju. Ma nägin TikTokis selle shorti. Ja siis nagu alguses sellele mehele üldse see naine ei meeldi, aga lõpuks ta armub temasse. Aga siis tuleb see, et see mees oli juba pannud oma vanematele, et 6 kuu pärast ta läheb Šveitsi ja saab mingi ravimi, mis paneb ta nagu põhimõtteliselt tapab ta ära, on ju. Sa spoilid nüüd mulle kõik. I'm so sorry. Ma pean lihtsalt rääkima, see on nii hea film. Ja siis mees jättis sellele naisele nagu hunniku raha lihtsalt, sest ta oli rikas. Ja siis see naine läheb ja elab oma elu nagu Pariisis edasi. Nagu, aga ilma selle meheta, mis on minu arust nii kurb, sest nad oleks nii kaua saanud koos elada nagu. Nad ei läinud kokku. Nad ametlikult ei läinud, aga nad suudlesid mitu korda.
me ikkagi ei lepi sellega. ma ka ei lepi ja see on, iga kord hakkan nutma, kui ma seda filmi vaatan ja sellest on raamat ka, ma tahan nii väga seda raamatut lugeda. Raamatud, actually love raamatud. ma ka. Raamatud on nagu, kui sa vaatad nagu, mis koolis pead lugema, mis õpetaja ütleb, et nüüd loe see läbi. Ei, ma ei taha seda lugeda läbi, aga nagu kui sa valid ise raamatu, mina loen ingliskeelsed raamatud, sest ma loen inglise keeles kiiremini kui eesti keeles. See on aus ma ka. Ja see ongi nagu, need on palju põnevamad kui üldse eesti keeles raamatud. Et see ongi, et mulle meeldib inglise keeles lugeda. Mulle meeldib ka inglise keeles, aga ma olen nüüd hakanud eesti keeles lugema, sest mul oli ka kohustusliga kirjandusega, mul oli lihtsalt nagu mingi nagu tõrge, et ma ei tahtnud lihtsalt seda raamatut kätte võtta ja lugeda. Aga kui ma lugesin 8. või 7. klassis, meil oli kohustuslikuks kirjanduseks Kuidas elada on. Parim kohustuslik kirjandus eales ja pärast seda ma proovisin nagu igat raamatut lugeda. Aga siis järgmine, mis mulle alles meeldis, oli nagu Vürst Gabriel. Ja nüüd mulle meeldis Dorian Gray. Meil oli Dorian Gray portree kohustuslikuks kirjanduseks. Nii paljud ei lugenud seda läbi. Ja ma lugesin ja ma ei pidanud isegi seda tööd tegema, sest ma läksin luule õhtule. Ja ma lugesin selle läbi ja see oli tegelikult nii huvitav. Aga kõige haigem on see, et ma lõpuks, nagu, kuna see on vanas nagu Victoria ajastu keeles, siis see võttis mul nii kaua, et mu aju harjuks ära, et ma loeksin seda. Ja ma alles lõpus sain nagu väga sisse, kus ma sain nagu mitu peatükki järjest lugeda. Ja siis ma olin nagu juba läbi. Mis asja nagu? Ma ei tea, mul on üldse raamatutega nagu mõnes mõttes halvad lood. Et nagu ma olen väga aeglane lugeja ja ma nagu loen tegelikult valjuhäälselt, muidu mulle ei jää mitte midagi meelde. See on ikka veel üks raamat, mis mu sõber andis Viki kätte. On ikka veel tema käes. See on äkki olnud juba aasta või pool aastat. See on olnud seal igastes kaua. Mina pidin enne teda saama, aga sellega juhtus üks õnnetus, sest me ei räägi. Ja siis see on nüüd tema juures ja ma ei tea, millal ma saan seda. Ma ütlesin, ma lähen varsti koju, ma võtan selle varsti talt ära selle lihtsalt. Ja selle kõva hääse rääkimisega me vahest oleme õhtuti kõnes. Ja siis vaikus ja lampi kuulen. Viki loeb. Viki, palun. Kuna tegelikult, kui me vene keeles või soome keeles oleme ja me midagi lugema peame, siis ma räägin ka tegelikult palju hääselt kõik välja. Venest ja Soomest ma saan nii aru. Mina ka nagu. Ühe korra, kui mina lugesin kõva häälega ette, siis Viki ütles mulle, kuule, oled sa? Vabandust. Mul on ka see, et nagu tööde jaoks, kui mul tuleb suuline töö, meil just oli soome keeles nagu nädalapäevade kohta, ma kordan nii valjusti niimoodi, et me olime söögilauas ja ma kordasin suuliselt, aga ma kordasin nagu sosinal oma ette nurgas. Ja siis teised lauast olid nagu sa oled ju natuke hirmus juba, et sa mingi üritad siin mingeid nõidusi meile peale panna. Ei, aga nagu üldse kõikide keeltega ongi nagu parem, kui sa nagu lihtsalt nagu räägid seda välja. Lihtsalt hakkabki rääkima. See on, miks mulle meeldib vene keel hetkel. Sellepärast, et meil nüüd vahetus vene keele õpetaja, sest meil vana läks beebipuhkusele ja ma armasin meie vanat õpetajad nagu tõsiselt ma armastan, ta ikka vahest reply minu Insta-storidele, küsib, kuidas meil läheb. Ja siis, aga nüüd selle uuega me nagu räägime kogu aeg ja me alustamegi tundi sellega, et vestleme. Me lihtsalt vestleme, ta küsib meilt kõige lihtsamaid küsimusi alles, aga nagu me lihtsalt räägime. Ja mulle see väga meeldib, sest ma nagu samal ajal, kui ta küsib ka teistelt, ma nagu ise mõtlen, et ma vastaks niimoodi. Mul on just sellega, et nagu ta tuleb küsima ja siis mul on see, et mina ei ole vene keeles hea. Ja siis ma küsin alati Vikist, mul kõrval ma küsin, mis ta ütles? Mis ta ütles? Selles mõttes ma treenin Viki ajutööd ka, vaata, et nagu ma küsin alati, mis ta ütles. Ja siis, kui ta tuleb minu juurde, siis ma tean, mida öelda, aga ma unustan lihtsalt, kuidas ta hääldada. Ja see on nagu worst nightmare ever, sest sa lihtsalt, terve klass lihtsalt istub. Ja on vaikselt. Ja sa üritad seda näha ja õpetaja pärast sulle.
minule üks asi ei meeldi on see, kui ma nagu ühe sõna ütlen valesti ja siis ma kohe parandan ennast ja ma tahaks edasi rääkida, aga siis hakkab õpetaja nagu minuga koos veerima. Ja siis ma olen nagu, ei, ma tean, kuidas öelda, mul lihtsalt läks üks asi valesti nagu. Jaa, see on nagu üldse nagu, ma näeks, ta nagu eriti mind nagu ei vali, aga ma näen, kui ta kõnnib sinna poole, ta vaatab mulle otsa silma, aga siis ta lihtsalt pöörab Viki poole ja küsib Viki käest. Ta vahest teeb meie lauas ka seda, sest meie taga istub 2 meie klassiõde ja siis ta vaatab nagu minule ja Kirsile, me Kirsiga istume kõrvuti, minule ja Kirsile vaatab otsa. Ma vaatan talle ka otsa. Siis ta küsib meie taga olevatel klassiõdedelt, ma nagu, me just tegime silmside nagu. Aga mina klassis kardan kõige rohkem seda, et no ma kunagi kartsin veel rohkem seda. Nüüd ma olen näitavad saanud selle nagu paremaks, aga ma kardan, kui õpetaja nagu küsib minult just siis, kui ma ei tea midagi. Lõpeta ära, mul on seda alati niimoodi. Mul on see just inglise keelega tegelikult, kuna vahest ta nagu muudab oma meeleolu, et nagu kui sa ei tea, siis ta aitab sind, eks ju, aga vahest kui sa ei tea, siis ta nagu kuidas sa ei tea? Kuidas sa ei tea? Mina teadsin seda, kui ma olin 5. Ja ta tuleb reaalselt sulle nagu no ei, sa ei oska. Hakka õppima lihtsalt. Ja nagu see, aga ma tõsiselt vihkan seda sellepärast, et nagu ma teadsin nagu 5 küsimust enne seda. Miks sa siis mult ei küsi? Miks sa küsid just siis, kui ma ei tea vastust nagu? No mulle meeldib just nagu, see ongi just nagu inglise keeles on täpselt samamoodi, et ma tean, aga vahest mõned ülesanded on lihtsalt see, et ma ei taha teha. Ja siis ma nagu olen mingi, okei, ma teen nagu mõned sellest ära, vaata, et jätan nagu mõned tühjaks, vaata. Siis ta küsib neid, mis sul tühjad on. Jah, aga viimasel ajal õpetajatel on nagu suhteliselt nagu tulnud mõned lemmikud, kelle ta alati küsib. Nagu minu käest ta pole nagu mitte ühtegi korda küsinud. Ja minu käest ta pole ka ammu küsinud. Ta küsib, ma olen märganud, et enamus õpetajad küsivad selle järgi, et kes teeb kaasa ja kes ei tee. Et nad küsivadki nendelt, kes ei tee kaasa. Eesti keeles ja soome keeles on kogu aeg niimoodi, kirjanduses ka. Õpetaja küsibki ainult, nagu alguses, kui ta ei teadnud meid eriti hästi, ma vastasin väga palju ja ta küsis minult väga palju. Aga nüüd nagu ta küsibki ainult nendelt, kes tunnis kaasa ei tee. Mis on minu arust nii lahe, sellepärast, et see tähendab, et ma ei pea vastama. Aga kool pole ainus asi, mida ma kardan. Nagu, ma ei karda kooli, aga nagu koolisiseseid osasi asju ma kardan. Ma kardan ka, ma ei tea, kust mul see tuli, aga mul on klaustrofoobia. Nagu meeletu klaustrofoobia. Nagu sa ei saa sundida mind ühtegi väiksesse ruumi. Mul on isegi nende koolivetsudega probleeme. Nagu, mul on kogu aeg hirm, et ma jään sinna kinni. Nagu, see on nii hirmus. Mina ei tea seda. Ma tean küll, mul on ise see, aga ma ei tea selle foobia nime. Mul on ämblikufoobia. Mis see nimi on? Sama küll ei mäleta. Issa, ma ka ei tea seda. Oota, ma otsin selle ülesse. Sest ma tean, et sellel on nagu mingi nimi. Ja, sellel on küll täpne nimi. Ma olen seda näinud. Nagu... Ma olen tükk aega seda näinud. Ja siis on need veel eriti, kus on augud, nagu kätes augud. See on mingi tripofoobia. Jaa, tripofoobia. Mul on selle foobia ka ja see on lihtsalt nii rõve vaadata ja nagu ma ei oska seletada, aga suhteliselt mingid augud nagu ei tee seda, vaata, ei too seda välja. Aga just nagu need pildid, mis on käte peal, augud. Seda on need välja. Arachnofoobia on ämblikuhirm. Arachnofoobia. Arafoobia. Arafoobia. Arachno. A-R-A-H-N-O. Arachnofoobia. Ämblikufoobia. Jah. Ämblikuhirm. Aga kas sina kardad midagi, Viki? Ma kunagi kartsin õudselt kõrgust. Ma tegelikult ikka veel natukene kardan. Kunagi, kui me läksime ka Saaremaa klassiga, läksime, ma ei mäleta, kas Hiiumaal või ma ei tea, kus see mingi hästi kõrge torn oli, siis läksime trepist üles, jalad ilgelt värisesid. See on nii aus, sest mul on ka peres väga mitmel on, nad kardavad kõrgusi ja mu väike vend isegi üritas meile väita, et ta kardab kõrgusi, aga siis ta läks ja lihtsalt ronis meie maakodu katusele. Nagu, poiss, mis sa ajad?
sa ei karda kõrgusi. Aga jah, see kõrguste asi on minu arust kõige haigem, sest ma just täitsin ka tervisedeklaratsiooni ära autokooli jaoks ja seal oli ka, et nagu, kas sa kardad kõrgusi nagu eraldi välja toodud hirmude all. Ma olin nagu huvitav nagu, kuidas see seotud on nagu autoga. Äkki sa millegil kuskile lähed mingi, ma ei tea, mäe peale sõitma? Nojah, äkki sa reisid kusagile pead mäe. Ja kuskil Norras või midagi pidi päris õudne sõita olema. Me käisime Poolas ka ja siis oligi see, kus me läksime mäest üles ja seal oli tegelikult, seal ei olnud nagu näha seda, aga see oli nagu päris kõrgel. Ja, minu arust, kas sul oli nii, et nagu kui sa nägid just kui kõrgel sa olid, et siis sul tuli see hirm või nagu ka siis, kui sa teadsid, et sa oled nagu näiteks, kui sa lähed nagu pikka Hermannisse, et seal ei ole aknaid ja sa ei näe tegelikult, kui kõrgel sa oled, kui sa just tipus ei ole. Kas siis tekib ka sul hirm peale või? Suht ütleme jah, isegi kui ma ei näe, aga ma tean, et ma kuskil kõrge, siis tuleb nagu selline hirm. Aga mul on sellega niimoodi, et isegi ükskõik kui palju ma kõrgust kardan, siis ma tahan kas või langevarjuhüppeid ja selliseid asju ikka tahan teha. Ja nagu teistel, kellel on ka nagu kõrguse kartused ja niimoodi, nad nagu ei julge isegi nagu teise korruse aknast välja vaadata, aga nagu ma olen just selline, kes tahab just nagu lennukiga sõita, tahan langevarjuhüppeid ja asju teha. Mul on hästi suur huvi ekstriimsportidega nagu üldse, näiteks ma sõidan ise nagu, see ei ole nagu cross, see on võrr, ma sõidan ise vaata võistlustel ja seal on ka nagu siuksed, kus sa nagu paned ikka nagu päris kõvasti nagu käna seal vaata. Ja see ongi mulle, et nagu ma tahaks sees järgmine suvi selle ära teha nagu üldse nagu lennuki pealt nagu üldse alla hüpata. Et nagu mingi bungee jump või nagu skydiving nagu see on nagu minu huvi nagu ekstriimsed asjad. Sa üldse tegeled nagu väga palju nagu spordiliste asjadega. Jaa, ma tegelen spordiliste asjadega, aga no ma ei ole rahulik inimene. Sul on väga võistluslik hing, sest temaga Liselliga ei saa mängida koos võrkpalli, kui sa ei oska võrkpalli mängida, sest ta tõesti nagu hakkab su nägu täis sõimama lihtsalt. Ma ei hakka sõimama, ma lähen närvi mõndade asjade peale nagu. Näiteks, võrkpall on meil siukene asi, vaata, aga nagu üldse nagu, kui me võtame näiteks tiimimängud, siis ma lähen närvi, sest ma mõtlen nagu selle peale, need, kes üldse ei ürita. Need on kõige haigem, kui sa ei ürita ja nagu või siis kui su üritamine on lihtsalt see, et sa nagu üritad palli püüda, aga nagu sa ei tee isegi korralikult seda, ja sa ei võta nõu, kui öeldaks, proovi nagu niimoodi püüda ja siis lihtsalt ole nagu, ma lihtsalt ei oska. Ja see ongi, et see nagu, ma lähengi nagu, ma ütleks närvi, nagu ma lähen tegelikult väga nagu raskesti närvi, ma lähen lihtsalt nagu vihaseks, ma ei ütle, ma närvi lähen, aga ma lähen lihtsalt vihaseks nagu, miks sa ei tee nii? See on nii lihtne, miks sa ei tee nii? Ma saan aru, nagu kui keegi proovib ja lihtsalt ei tulegi välja, proovib, aga välja ei tule, nagu sellest ma saan veel aru, aga nagu kui sa ei proovi ja nagu sa ei võta nõu ega midagi, sa lihtsalt teedki valesti. See on nagu, ükskõik mis eluvaldkonnas, see on nagu päris haige asi. Jaa. Aga kas te oleksite, kui te peaksite valima, kas te oleksite pigem siis kuulus sportlane, laulja või modell? No ise ma rohkem tegelen nagu tantsimisega ja laulmises on väga palju nagu üldse nagu siuksed tantsulikke. Ma arvan, et mina ise oleks nagu laulja, sest seal on nagu üks nagu hobi, mis mulle nagu praegu ma tegelen. Ma oleks ka kindlalt laulja ja mul on nagu väike story sellega. Siis kui ma veel nagu esimeses klassis käisin, siis ma ühe teise sõbrannaga me tegime nagu, ise kirjutasime laule esimeses klassis ja mul on nagu mõned pildid veel mõndadest lauludest alles. Ja kui ma Saaremaale kolisin, siis ma tegin ka mitu aastat ise endale nii-öelda sahtlisse laule ja asja. Ja vahest me nagu jooksime mööda Lihulat ringi ja laulsime. Nagu ma arvan, et selline laulja experience oleks täitsa hea. Ja samas ka, mis mina rääkisin, et ma tegelen tantsimisega, et laulmise väga palju Viki samas tegeleb ka nagu tantsimisega, nii et see läheb ka talle vaata kokku vaata. Ja tegelikult saab ka, et isegi kui sa arvad, et sa ei ole nagu nii hea laulmises, sul on võimalik nagu, sest on räpi inimesi.
nad Jaa. lähevad ka lauljate alla, aga nagu kas nad tegelikult viisi oskavad pidada, see on nagu enamasti ei oska. ja see ongi tegelikult laulmisega on nagu, kui sa leiad endale hea õpetaja, kõik on võimalik. kõik on võimalik reaalselt. see on, sest mul oli Metskülas oli nii hea muusikaõpetaja, mu viimased 3-4 aastat. Ta oli nii hea õpetaja, ta suutis kõik meie koolist panna laulma või pilli mängima ja minuga oli see, et mind ta pani kõiki pilli mängima. Nagu, et mida iganes oli vaja juurde, et seda mina mängisin. Ja siis nagu teistele ta otsiski nagu see üks pill, mis neile sobib. See üks pill, mida nad oskavad, ta leidis selle üles ja nad mängisid hästi seda. ja see ongi siukene, mulle meeldib ka kui õpetaja nagu, see ongi tema töö ja ta teeb seda hästi. Ja ta pingutab, et teha seda hästi. Seda on nagu kohe tegelikult näha, kas õpetajale meeldib ta töö või mitte. Kuna nagu mõned õpetajad on nagu, mõnes mõttes tegelikult nad on kiuslikud. Kui neile nagu, nad on ise närvis õpilaste peale niimoodi, siis nad nagu meelega nagu tahavad sulle, ma ei tea, mis asja teha, eks ju, aga kui on nagu sa näed, et õpetajale meeldib ta töö, siis ta nagu päriselt õpetab sind ja nagu ta üritab nagu aidata. Ja see on, miks mulle osad meie õpetajad meeldivad, sellepärast, et osad meil tulevad ja nagu, miks sa ei tea seda, miks sa julged minult küsida sellist asja isegi nagu, aga samas nagu teised õpetajad on lihtsalt, et nagu, jaa, see vastus on see ja nagu, nad ei tee sellest nagu suurt asja, et sa küsid neilt midagi. See mulle meeldib, sest ma lõpuks nagu nendelt õpetajalt, ma ei karda küsida mitte midagi, sest ma tean, et nad nagu nii kaua, kuni ma ei tea, mis juhtub siis, kui ma hakkan neile närvidele käima, sest ma küsin liiga palju. Sest mul on nagu maailma kohta nii palju küsimusi ja nagu, kui ma tean, et ainesõpetaja vastab kogu aeg, et siis ma nagu küsingi ainult ja mul on tunne, ma hakkan varsti närvi minema osale õpetajale. Aga muidu ja on kohe aru saada, kui õpetaja nagu tegelikult neile meeldib teha seda. Sest osad õpetajad, nad on nii kaua lihtsalt tööl olnud, et nad võtavad ainult noorte stereotüüpe ja nad ei võta nagu ette lihtsalt neid noori, kes neil on ees. Lihtsalt õpetavad neid noori, vaid nad õpetavad nagu noorte stereotüüpe. Mis on ka minu arust nii haige nagu, sest iga noor on erinev. Aga ja meil aasta on lõppemas, kuid nimeta midagi, mida sa tahaksid veel aasta jooksul kindlasti ära teha. Huvide alalt näiteks. Kus sa niimoodi küsid, ma ausalt öeldes ei teagi. Ma arvan, et kui midagi oleks, siis huvide alal on Tallinnas shoppamas käia. Meil on nagu üks siuke asi, mis on täpselt samamoodi jälle Vikiga, on nagu me tahame nagu, meile meeldib nagu, no ma ei tea Vikit, aga mulle vähemalt minu huvi on ka siuke asi nagu exploorimine. Ma lihtsalt Sulle lihtsalt meeldib avastada asju. Jaa, kunagi Viki ütles, et mu elu on igav, aga siis üks inimene ütles, et minu igav. Ühe korra ma olen Narvas, järgmine hetk ma olen Poolas. See on nagu ühe päevaga. See on nagu reaalselt, ma võin näite tuua, ma äkki hommikul või midagi rääkisin Liselliga, et mida sa teed, kuule, et sorry, ma ei tule täna kooli või midagi, eks ju. Järgmine hetk küsin, kus ta on, teisel pool Eestit. Spaas. Läksin Narva. See ühel hetkel oli ka nii, et lihtsalt ühel päeva lõpus ma kuulen, et te arutate, et sa tuled homme, et Lisel ütleb, sa tuled homme minu juurde, et või jääd täna minu juurde, et nagu, et sul pole mõtet koju minna, et sa ei jõua muidu hommikul. Siis ma ütlen, et ju neil on mingi oma asi. Järgmine päev neid pole koolis. Pärast seda tulevad tagasi, mis, kuidas läks täna? Jaa, Riias läks väga hästi. Kus te sinna jõudsite nagu? Osaga, ma plaanisin. See ongi lihtsalt, et Lisel nagu seiklebki hästi palju. Ja nagu, mulle ka meeldib seigelda, aga nagu mitte nii ekstreemselt. See ongi, et nagu üks huvi, mis ongi, on nagu üldse reisimine ja seiklemine minul, et nagu ma olen hästi paljudes kohtades, et kui sa nagu tead mind ja sa oled nagu minuga koos, siis üks asi, mis jälle mulle meeldib planeerida. Nagu mul ongi see asi nagu, kui ma planeerin midagi, ma tahan niimoodi, et kõigile meeldiks see ja nagu, kui see oleks nagu kõige huvitav minna, näiteks ühe korra mõtlesin minna sinna. Ireen tuleb. Aeg jätkata. Vabandame väikse pausi pärast. Meil käis Ireen siin toas. Aga see aitabki meil natukene juba lõpupoole tõmmata, sest me oleme
filminud juba 37 minutit. Teie pole ilmselt 37 minutit vaadanud, sest me peame natukene lõikama seda. Aga kui te saaksite tasuta piletid vabalt valitud kontserdile, keda te läheksite kuulama ja mis on teie arvates kõige parim laul nende repertuaarist? Ma arvan, meil on Vikiga nagu suhteliselt sama vastus. Viki vaatab küll eemale. ma arvan, et mul on tegelikult, kas ma võin alustada, palun? Võid küll, Viki. Alusta. Räägi, aga. Tegelikult ma ütleksin, et mul on nagu väga palju erinevaid variante, nagu erinevate, kuidas ma ütlen, erinevatest riikidest ja kultuuridest pärinevaid laule ja esinejaid, aga ma arvan jah, et meil on Liseliga sama mõte, et meile meeldib ikkagi selline rohkem Korea ja Aasia selline muusikastiil. Jaa, meile meeldib rohkem siukene nagu Korea vaata. Aga nagu kui sa rääkisid, et mis kontserdile vaata, siis ma arvan, et nagu mis võib-olla lähiaastatel juhtub, on siis, kui meie lemmik bänd BTS võib-olla tuleb kuskil see Eesti lähedale, siis on jälle minu huvi planeerida see, et sinna saada. Ja minu arust on kõige hullem see nende kontserdite juures, et need on nagu mega kallid, tegelikult nagu võrreldes nendega, kes tavaliselt Eestis käivad, eks ju. Et nagu ütleme, et me käisime, tegelikult see on veel nagu väga soodne võrreldes nagu teistega, me käisime PI kontserdi, me võtsime VIP-piletid, oli 200 €. Ja seal oli nagu, me olime lihtsalt rida ees ja natukene mingid asjad, aga ütleme, kui me tahaksime olemegi näiteks Twice'i kontserdil, siis nagu kui see VIP pilet ei ole, siis see on ikka kuskil 2-4 sotti. Mina olen öeldud, et mina lähen kontserdile, siis ükskõik mida, aga mina pean olema kuskil esireas. Ma ei suuda ilma selleta. Ja siis ma ütlen ikka veel, et nendega, kellega ma läksime Vikiga ja sõpradega veel läksime sinna kontserdile, et nad peavad elu sees mulle tänulik olema, sest me olime kuskil, meil numbrid olid, et siin oli 50 ja ma trügisin meid niimoodi ette, et meie ees oli 5. Aga selles mõttes ma ütlen, et mõnes mõttes õigustatud, kuna me olime ühed esimesed, ma ütleks, et me läheksime 6, kes sinna jõudsid, aga nad hakkasid järsku endal numbreid ja asju panema ja järsku me olime nagu 50, mitte keegi meile midagi ei öelnud. Ja, aga nagu, kui sa jõuad esimesena kohale, siis sul on õigus võtta nagu see esimene koht endale. Suhteliselt nagu, kui me võtamegi kõik nagu selle Korea muusika, siis suhteliselt seal on fänne, kes ikkagi nagu päris hullud on, vaata. Ja siis nemad lähevad sinna esimesena ja nad hakkavad kinni panema sulle käe peale numbreid ja ütlevad, nemad on kõik esimesed. Aga kui sa näiteks võtame ühe teise inimese kontserdiks nagu selle, kus ta käis, siis sinna sa läksid lihtsalt, sul ei pannud mitte midagi käe peale, see ongi, et see on nagu erinevad kultuurid ja siuksed. Nagu ma ütleks, et tegelikult, kui sa nagu üldse, see ei ole nagu ükskõik mis riigis tuleb mingi laulja, eks ju, kontsert, siis nagu nii palju ebaviisakaid inimesi on. Ja näiteks nagu meie sõbranna käis äkki Little Tracy kontserdil ja seal oli nagu, oli äkki mingi vene naine, kes ütles, et oli rase või midagi, ilgelt hakkas nagu küünarnukiga nagu lööma neid ja nagu isegi nagu PI kontserdil oli nagu päris palju selliseid inimesi, kes tuli nagu jõuga surusid sulle peale. Et see on nagu täiesti haige tegelikult. Minul nagu selle kontserdil nagu ei olnud siukest nagu kogemust. Vaata, minul lihtsalt oli, Viki oli mu selja taga ja siis ta vahest pani mulle käega. Aga ma pean seda, ma pean seda tunnistama, ma kogemata, ma tahtsin filmida kedagi, ma tõmbasin kellegi mingi naise peast nagu salgu välja kogemata. Ta oli nagu, ta vaatas mind väga kurjalt. Ma vaataks ka, kui sa mul salgu välja tõmbad, Viki. Nagu, I'm very sorry. Ma tõesti ei tahtnud. Minu ees oli mingi väike tüdruk, kes oli siiamaani, aga ta oli just vanem. Ja siis ma mäletan, mul oli nagu, see oligi reaalselt siukene asi, kus ma saingi nagu enda käe panna temast ette, vaata. Ja siis ma arvan, et ma ei ole kogu küünarnukiga, aga ma päriselt ei mõelnud. Et see ongi nagu kontserdi hetkel sa ei tea, mida sa teed. Nagu, if you enjoy it, sa lihtsalt oled seal. Reaalselt, sest ma käisin Termika kontserdil. Mina nagu välismaa muusikat nagu ma kuulan, aga ma kuulan selliseid nagu artiste ja bände, kes kas nad ei ole koos enam,
kas mõned bändi liikmed on surnud või siis need artistid ise on surnud. Nii et jah, aga käisin Termika kontserdil ja seal ma tahtsin esiritta saada, sest ma tahtsin Termikat näha, see oli mu esimene Termika kontsert. Ja läksingi ette ritta, sest mingi väike laps oli eest ära tulnud. Siis ma vaatan enda kõrvale, mingi väiksed lapsed oli lihtsalt mu kõrvalist. Kõik täiskasvanud olid väiksed ette saatnud, et nagu nemad näeksid, aga nagu mida need väiksed tahavad nagu? Ei, minul on ka nagu ükskõik mis kontsert, et ma saaksin kontsertit nautida, ma pean esireas olema. Aga jah, minu arust see kontserdikultuur on väga sükene. Ja see kontserdikultuur on üldse nagu, vahest mõndes kontsertides saad nagu isegi tasuta asju, nagu lihtsalt fännid teevad sulle ja võta. Lihtsalt Mis on tasuta väga asju, palju. aga siis sa lähed mingile teisele kontserdile ja siis on nagu, et mida sa siin teed, et minul on õigused. Minul ka nagu, või eemale, mina tahan ka eesreas olla nagu. ma just armastan neid TikTok'e tegelikult, mis Taylor Swifti fännidel on, et nad lähevad nagu alguses sinna, eks ju, tulevad ära terve käsi on neid nagu Friendship bracelet'id. Jaa, ja just. nagu selles mõttes jah. Ma ise Taylor Swifti nagu ei kuule nii palju, võib-olla mingi 1-2 laulu vaata. Ma kuulan pigem ta nagu vanemaid laule just. Ja ta vanemad laulud on ka nagu siuksed nagu, on ikka päris head vaata. Aga nagu kõik need, mis ongi need seal mingi terve käsi on bracelet'i täis, see on nagu, see on, Kuidas sa jaksad? sa jaksad seal, kellelgi on mõlemad käed täis. Jaa, osad teevad nagu neid chokereid ka ja siis neil on nagu neil, ja ma olen ka näinud, et jalgadel nad panevad nagu ankle bracelet'iteks need nagu ausõna, kuidas sa tuled välja nagu nende raskus nende käevõrudega sealt. Neid on nii palju. Ja ma mõtlen, et nagu samas, see ongi see, et nagu inimene on nagu, jaa, ma võtan 3 tükki kaasa ja see on palju ma tagasi sain. Käetäis lihtsalt tagasi nagu, mida helli. No see on nagu, kuidas sa jaksad nii palju teha lihtsalt. Ja ma ei jaksa ühtegi. Nagu, ma ühe korra tegin ühte. Ma andsin alla, see läks katki. Ma ei tea mitte kunagi uuesti. See on nii jaos. Aga meil oli jälle väike lõige, sest mul vist oli Vikiriga probleeme. Aga, Viki, mis raamatut sina soovitaksid kõigil lugeda? No ma soovitaks, tegelikult ma isegi ütlen, et mida ma tahaksin lugeda. Iga kord, kui me käime näiteks Pärnus Apollo kinos, nemad vaatavad oma raamatuid, eks ju, ja siis ma lähen kogu aeg sinna nende raamatute juurde ja siis ma loen sealt, kuidas saada rikkaks ja siis finantsvabaduse nõuanded ja niimoodi. Ma armastan neid ja ma tahan neid tegelikult endale koju osta. Ta alati vaatab mingi, kuidas saada rikkaks, kuidas teenida mingi, ma ei tea, 1 000 000 eurot. Ta lihtsalt vaatab seda. Mingi, kuidas saada miljonäriks? Ja ma nagu reaalselt loen sealt peatükki nii kaua, kuni nad enda raamatuid sealt lappavad. Mul on õnneks see, et kui ma käin sõpradega, mina ei vaata finantsraamatuid. Mina loen ingliskeelseid, see on nüüd young adult, mingi noor täiskasvanu raamatud vist eesti keeles, midagi sellist. Need on, jah, seal on sõna täiskasvanu, aga need on noortele mõeldud, ma uurisin välja, need on täiesti nagu, need on vanematele noortele siis mõeldud, siukene 16+. Aga mina olen selliseid ja mulle väga meeldib romantikama, aga kui mulle need nagu cheese'id romantika, et see naine ei tahtnud teda, aga mees ikka oli nagu palun võta meheks. Kui need mind ära tüütavad, siis mulle väga meeldib lugeda nagu traagilisi asju. Nagu sõltuvustest, enesetapust, kõigest sellest mulle meeldib lugeda. See on minu arust nii huvitav. Ja nagu inimeste suhtes, nagu põhimõtteliselt nagu mitte psühholoogilised raamatuid, nagu teine pool sellest, nagu mida see inimene ise kogeb. Et seda mulle väga meeldib lugeda, aga raamatuid, mida ma soovitaks kõigil lugeda, on Lasse ja Maia detektiivibüroo seeria. See on väiksematele lugejatele, aga mina loen ikka veel neid, sest mul on terve seeria olemas, sest ma sain lõpetamise kingiks selle. Ja isegi Muude on ka talle nagu, ta ei saa eriti kaua nagu keskenduda ühele raamatule, nii et ta võtabki neid väiksemaid raamatuid ja temaga loeb neid ja tema ütleb ka, et neid on nagu hästi lihtne läbi lugeda, sest need on ainult mingi 100 lehekülge ja nagu hästi suur tekst ja palju pilte ja neid on nagu nii lõbus lugeda vahest õhtul lihtsalt. Aga sina vist
Liisel meil just ütles, et tal pole raamatut, mida ta soovitaks kõigile. ei ole. Aga mis raamatuid sa loed tavaliselt? Ma arvan, et ma loen nagu suhteliselt, ma olen täpselt sama nagu young adult, vaata. Et see nagu üldse, nagu kui me räägime nagu filmidest ka, mulle nagu meeldib hästi niisugune romantika, vaata. Ja siis ongi nagu suhteliselt, mis ma TikTokis olengi näinud nagu mingi, näiteks, et nad lähevad seal ikkagi kokku või nagu niimoodi, siis nagu ma vaatan nagu, mis seal on ja kui see tundub põnev, siis nagu ma võtan selle. Aga nagu suhteliselt ongi nagu ingliskeelsed nagu mõrvad. Mulle meeldib mõrvad. Krimkad on nii huvitavad. Jaa. Mu vanaema vaatab neid. Nagu ma tahaks nagu siukse nagu, ma ei tea, mis selle nimi on, nagu mõrvamäng või see detektiivimäng. Nagu ongi Apollos on see müügil. Need nagu nagu maha võetud need isa, mis see eesti keeles on? Need unsolved cases. Ja, ongi unsolved. Ja nagu need lahendamata krimkad ja sa peadki ise lahendama need ära, need on nii lahedad. Ja siis, kui ma nagu üldse loen nagu kuskil paganama raamatus. Mõtlesin paganama. Igastes, kui ma loen raamatus, siis see on nagu lihtsalt nii põnev. Ja siis sa lihtsalt vahepeal loe ja seal nagu roll oled või? See on obviously tema tegi seda nagu. Ja, aga nagu nad ei tea seda, aga me teamegi ju nagu tervet perspektiivi. Ja nagu kui neil lõpuks nagu klapib, siis ma olen nagu, kuidas sa varem sellest aru ei saanud? Nagu, see on nii loogiline, aga ma tean, et kui ma ise ka seal oleks, ma ei saaks aru. Ma tean, et ma ei tea selle nime, aga ma olen nagu üldse nagu netis lugesin ühte, kus nagu terve sarja, nagu terve nagu selle peal, vaata, ei öeldud, kes tegi seda, ja sa said lõpus teada seda alles, nagu viimases peatükis. See on kõige parem. Ma arvan, et ma loeksin viimase peatüki ennem ära. Viki teeks endale lihtsalt spoileri. Nagu tegelikult Viki, kui sa vaatad näiteks sarja ja ta näeb TikTokis, ta on nii vihane. Ei, ta ei tohi näha. Aga ta nagu tahab näha. Ma imesta, kui ta päriselt nagu terve on öelnud meile, vaata, et ta ei tea, mis juhtub, aga ta on TikTokis terve enda sarja ära spoilinud. Mu lemmik on see, kui ma näen TikTokis neid mikroklippe lihtsalt saadetest ja kui ma hakkan seda saadet tegelikult vaatama, ma olen nagu, ma tean, mis siin järgmisena juhtub. Ma tean, kuidas see lõppeb. Ma olen nagu, ma tean tervet seda asja, aga ma tahan ikka nagu täiesti otsast lõpuni vaadata seda miski pärast. Mul on sarjadega niimoodi, et kui ma TikTokis näen midagi ja see on nagu põnev, siis ma hakkan seda vaatama. Aga see ei ole põnev. See ei ole põnev, ainult see koht on põnev. Ma kerin sinna. Üks koht lihtsalt. Jah, ma kerin sinna ja ma vaatan sealt. Ja siis on mingi nagu 1-minutine klipp, mis on huvitav, siis ülejäänud on ikka jälle igav nagu. Vihkan seda tegelikult. See on kõige haigem, nagu miks sa promod seda? Minule Vikil on nagu sõbranna, kes iga päev vaatab sarju. Ta on nagu, ma arvan, et ta on nagu rohkem vaadanud, kui ma ta on nagu aastaga rohkem vaadanud, kui mina terve enda eluga kokku. Ta lihtsalt nagu vaatab, hommikul ta ärkab, et kooli minna. Ei, ta tõmbas sarja lahti, ta vaatab enne esimese episoodi ja siis ta või alles ärkab, et kooli minna. Ja ta nagu vaatab öö läbi neid. See ei ole eriti tervislik, aga selle vaatamisega me peame lõpetama kahjuks tänaseks. Ma loodan, et teie nautisite, et teile meeldis vaadata meid ja kuulata. Ja kui teil on jällegi, kui teil on soovitusi, kindlasti kirjutage meile, et Instagramis või pange kommentaari. Ärge kartke. Me ei hammusta. Või noh, Vikist me pole veel 100% kindlad. Viki on nagu päriselt, Viki on siin nagu aga nagu ole temaga friend. Tuleb kallale sulle. Päriselt. Aitäh sulle. Ja, aga aitäh vaatamast ja me loodame teid näha ka, või noh, me ei näe teid, aga me loodame, et te vaatate ka meie järgmist osa. Nägemist! Bye bye! Head aega!